Rahulikul ööl jääb naftatankeri ankur kinni Blackthorni uppuva rannavalvelaeva külge. 3 minuti jooksul hukkub 23 meest. On 28. jaanuaril 1980 kell 18.04 ja USA rannavalvelaev Blackthorn lahkub Tampa lahe Gulf Tampa dry dockist. Blackthorn lahkub kai äärest komandöörleitnant George Sibley juhtimisel. Varem samal päeval viis meeskond laeva 2 tunniks merekatsele. Neil tekkisid probleemid peageneraatoriga. Generaator parandati ära ja nüüd tahab Sible näha, kuidas laev toimib. Päike loojub, kui laev lahkub ja saabub talveöö. Kuigi on pime, on öö rahulik ja meeldiv, taevas on selge ja nähtavus hea. Laev on teel Galvestoni Texasesse, olles olnud 3 kuud dokis remondis ja uue varustuse paigaldamiseks. Laeval on 6 ohvitseri ja 44 meeskonnaliiget. Esimest korda lasti Blackthorn vette 1943 aastal. See on Ameerika Ühendriikide rannavalve lõikur, mille ehitas Marine Iron and Shipbuilding Company Duluthis, Minnesotas. Laev on 55 meetrit pikk, 11 meetrit lai ja süvisega 4 meetrit. See on varustatud kaasaegse radari ja sidevahenditega. Selliseid laevu nagu Blackthorn nimetatakse ka POI-laevadeks ning Blackthorn ehitati algselt selleks, et hooldada navigatsioonipoisid, päevamärke ja raadiomajakaid. Nagu enamik POI-laevu on ka Blackthorni kasutatud väga erinevatel eesmärkidel. Oma 40-aastase teenistuse jooksul töötas laev jäämurdjana suurtes järvedes ja osales päästeoperatsioonides, näiteks lennuõnnetuse ellujäänute otsimisel. National Airlinesi lend 470, mis kukkus Mehhiko lahes alla pärast tugeva turbulentsi sattumist. See aitas ka hädas olevaid laevu ning osales ellujäänute otsimisel Esso Greensboro laevalt, mis põrkas tihedas udus Mississippi jõel kokku Esso Sueziga. Kui laev suundub Sparkmani kanalisse Tampa lahe põhjaosas, on meeskond tõenäoliselt elevil, et saab taas merele minna. Leiva juhib uus kapten, George Sible. See on esimene kord peaaegu 5 aasta jooksul, kui ta juhib merel laeva. Sible on olnud kaldal Ameerika rannavalve ülesannetel ja nüüd on ta lõpuks tagasi vee peal. Sible on küll pikalt eeman olnud, kuid ta on kogenud meremees. Enne kaldal töötamist oli tal merel 16 kuud rannavalve patrull-laeva vanemtüürimehena, 25 kuud laeva teise kaptenina ja 16 kuud 2 teise rannavalve laevaga. Kuigi Seppel pole 5 aastat merel olnud, peab ta enne laeva juhtimist läbima vaid meresõidureeglite kordamiskursuse. 7 Blackthorni meeskonna liiget on samuti rannavalves uued ja see on nende esimene tööülesanne merel. Ka kogenumad meeskonna liikmed on Blackthorni remondi ajal kaldal olnud. Sellel esimesel reisil 3 kuu jooksul töötab Blackthorni meeskond muudetud vahetustega. Lisapersonal on silla vahtkonnas ja masinaruumis. Hädaolukorra korral on 4 meest vööris valmis ankrud alla laskma ning ka tagumine roolipost on mehitatud. Tagumine roolipost on varuroolisüsteem tekist allpool. 3 ohvitseri navigatsioonimeeskonnast sillal määravad laeva asukohta, jälgivad radarit ja võtavad visuaalseid sihte. Sparkmani kanalit mööda alla sõites näeb Seppel paremal Sedoni kanalis Vene reisilaeva Kasahstan. Rannavalveraporti kohaselt on ka Kasahstan alles teel ja liigub lõuna suunas, ristudes Blackthorniga. Blackthorn liigub kiirusega 12 sõlme ja tõmbab Kasahstanist ette. Blackthorn pöörab Kate kanalisse Vene laeva ees. Kui Blackthorn on Pindola pointi läbinud ja kui ta on veendunud, et laev reageerib tavapäraselt, annab komandörleitnant Seppel käsu teise ohvitseri, leitnant David Crawfordi, võtta laeva juhtimine üle. Leitnant Crawford võtab juhtimise üle ja Seppel läheb teki alla masinaruumi, et koos insenerohvitseriga kontrollida laeva mootori seisukorda. Laeva sõidu ajal määrab navigatsioonimeeskond perioodiliselt asukoha ja teavitab juhtivat ohvitseri. Tegelikult pole kedagi määratud pidevalt laeva asukohta määrama. Seda tehakse Blackthornil ainult uduga navigeerides. Laeva komandöör navigeerib peamiselt meremehe silma järgi. Navigatsioonimeeskond soovitab, millal uuele kursile pöörata, kuid kaardile ei märgita ei hinnangulisi asukohti ega pöördepeilinguid.
Need veed on ohvitseridele ja meeskonnale tuttavad. Tampa laht on jagatud laevateedeks, mida nimetatakse lõikudeks ja komandör navigeerib ühelt lõigult teisele silma järgi. Lõikude sees on kanalid kuni 13 meetri sügavused, kuid lõikudest väljaspool langeb sügavus kuni 4 meetrini, mis on umbes sama kui Blackthorni süvis. Leitnant Crawford kasutab samuti maamärke, et kinnitada laeva asukohta kanalis selle sõidu ajal. Kui Blackthorn alustab oma teekonda väljapoole, on Tampa lahe vahetusläheduses SS Capricorn valmistunud ankrut üles võtma ja lahte sisenema. Capricorn on naftatanker, mis on peaaegu sama vana kui Blackthorn. 1961 aastal suurendati Capricorni, lisades sellele uue keskosa sektsiooni. See on suur tanker, pikkusega 184 meetrit, laiusega 23 meetrit ja süvisega 10 meetrit. Sild asub laeva tagaosas ja sellel on tõstetud vööridekk. Sellel on 2 avatud tiiba, mis ulatuvad kere kogu laiusesse ning laeva sillameeskonnal on juurdepääs kaasaegsetele navigatsiooniseadmetele. Capricorn on olnud ankrus Egmont Key välisel reidil alates kella 10:27 hommikul pärast 4-päevast reisi Neitsi saartel asuvast St. Croix'st. Laev vajab lootsit, kes juhataks selle lahte ning nad on ankrus oodanud oma järjekorda lootsile. See on teel Florida Power and Light Company juurde Weeden Islandi jaamas Ülen Tampa lahes. Pardal lasti kogusega, mis vastab enam kui 151 000 naelale naftale. Kell 18:46 tõstab SS Capricorn ankrud ja liigub 12 sõlme kiirusega Egmonti kanalisse. Kapten George McShay on laeva kapten ning pardal on tal 9 litsentseeritud ohvitseri, 23 litsentseerimata meremeest ja 1 lisainimene, kes ei kuulu meeskonda. Pärast ankrute tõstmist jäetakse vasakpoolne ankur laeva vööris vasakule küljele valmis, juhuks kui on vaja kiiresti kiirust vähendada. 6-tonnine ankur ripub laeva küljel ja on piduriga kinnitatud. Parempoolne ankur on lukustatud asendisse. Kell 19:11 tuleb laevale Tampa Bay laevajuht Harry Knight ja võtab laeva juhtimise üle. Piloodina kasutab Knight oma teadmisi Tampa Bay vetest, et juhtida suur naftatanker ohutult sihtkohta. Knight on kogenud Tampa Bay laevajuht, kes on toonud lahte üle 1000 laeva. Lisaks sellele, et ta on juhtinud palju laevu Tampa Baysse, on see ka Knighti 3. kord Capricornil, nii et ta tunneb selle laeva manööverdusomadusi hästi. Kapten McShay soovitusel suurendata laeva kiirust veidi, peaaegu 14 sõlmeni. Tõenäoliselt tunneta, et tal on olukord kontrolli all. Kui ta toob Capricorni Egmonti kanalisse, teed Knight avatud Securate kõne kanalil 13, kasutades oma käsiraadiot, et teatada Capricorni kohalolekust kõigile piirkonnas olevatele laevadele. Tagasi Blackthornil, kui see liigub lõunasuunas läbi Tampa lahe, Hillsboro lahe piirkonna, kohtab ja möödub ta puksiirist Pat B, mis lükkab oormatud pargast põhja poole Cut E kanalisse. Mõlemad alused võtavad üksteisega ühendust kanalil 13 ja lepivad kokku, et mööduvad teineteisest backboardist backboardi. See toimub plaanipäraselt, kui Blackthorn ei liigu kõrvale, kui laevad üksteisele lähenevad. Selle asemel hoiab Blackthorn positsiooni kanali keskel, sundides Pat B'd paremale liikuma. Nad mööduvad teineteisest vähem kui 12 meetri kauguselt, mis pole Tampa kitsastes lõikudes ebatavaline. Järgmisena jõuab Vene reisilaev Kasahstan Blackthornile järele. See on oma kiirust suurendanud pärast lahkumist. Kui ta järele jõuab, üritab Kasahstani piloot Gary Maddox võtta ühendust Blackthorniga, et möödumine kokku leppida. Ta kutsub raadio teel, kuid vastust ei tule ning ta peab Kasahstani kiirust vähendama, et mitte liiga lähedale jõuda. Lõpuks õnnestub Maddoxil Blackthorniga ühendust saada kanalil 13 ja ta palub laeval teed anda. Tema palve rahuldatakse ja eredant valgustatud Kasahstan möödub lõikudes D ja C. Blackthorn siseneb kanalisse tagasi lõigust C pärast seda, kui Kasahstan on möödunud ning leitnant Crawford küsib komandör leitnant Seppelilt, kes on tagasi sillal, kas ta võib laeva juhtimise temalt üle võtta. Komandör Seppel, selle asemel, et ise laeva juhtimine üle võtta, annab korralduse vahiohvitserile lipnik John Ryanile, et tema võtaks juhtimise üle. Lipnik Ryan on üks rannavalve uutest värvatutest.
Ta sai eelmisel aastal 1979 aasta septembris tunnistuse vahiohvitserina merel tegutsemiseks. See on tema esimene ametikoht merel. Vahetult pärast kella 19.55 pöörab Blackthorn Cut A kanalisse, juhtimas lipnik Ryan. Kell 20.00 möödub Capricorn Egmont Key'st, Egmont Key tuletorn paremas pardas ning suundub seejärel Mullet Key kanali suunas. Piloot Knight näeb, et Kasahstan liigub nende ees sadamast välja. See on 7 või 8 miili kaugusel ida pool Sunshine Skyway sillast Cut B kanali läheduses. Samal ajal saab ta ka raadiosõnumi puksiirilt nimega Ocean Star, mis lükkab koormatud pargast Capricorni suunas Mullet Key kanalis. Capricorn siseneb Mullet Key kanalisse ja Knight seab laeva asendi kanali keskele. Capricorni sillal on koos loots Knighti ja kapten McShay'ga, ka kolmas tüürimees ja roolimees, kes alustavad oma vahetust kella 20.00 kuni 24.00. Kapten McShay ja kolmas tüürimees kontrollivad perioodiliselt radarit. Jällegi, sarnaselt laevale Blackthorn ei märgi keegi Capricorni asukohta navigatsioonikaardile. Navigatsioon toimub peamiselt meremehe silma järgi. Lootsi tunneb vett ja maamärke. Kell 20.00 asendab madrus O'Boyle vahi laeva vööris. Ta töötab üksi, varustatud binopliga. Tema juhised on teatada ainult halvasti valgustatud või ebatavalistest laevadest. Mõte on hoida sild vabana rutiinsetest teadetest. Kui ta vahetab laeva vööris välja eelmise vahimehe, teatatakse talle, et vasakpoolne ankur on valmis vette laskmiseks. Capricorn kohtub puksiiriga Ocean Star Mullet Key kanalis. Nad mööduvad üksteisest ja varsti pärast seda märkab Knight Kasahstani, mis tuleb sadamast välja. Kasahstan on läbinud Sunshine Skyway silla alt ja liigub üle 14 sõlme kiirusega. Knight näeb, kuidas Kasahstan pöörab Cut A-lt Mullet Key kanalisse. Kui laevad lähenevad, luuakse raadioside kahe lootsi vahel. Nad lepivad kokku, et mööduvad vasakult vasakule. Mõlemad lootsid vahetavad raadiosageduse kanalile 77, et jätkata arutelu, kui nad üksteisele lähenevad. Kaks alust mööduvad teineteisest umbes 15 meetri kauguselt ja Maddox Kasahstanilt vabandab Knighti ees, et talle liiga lähedale tuli. Pärast möödumist lahkub Knight, kes räägib endiselt Maddoxiga kanalil 77 vasakpoolselt sillatiivalt ja läheb parempoolsele sillatiivale, et otsida Mullet Key Range tuletorne. Range tuli on 2 tulekomplekt, mis on üksteisest teatud kaugusel paigutatud. Kui kanalil sõidetakse, tahab loots Knight, et 2 tuld oleksid ühel joonel, mis kinnitab, et laev on kanali keskel. Kui tuled ei ole ühel joonel, siis ei ole laev kanaliga ühel joonel. Kapten McShay järgneb Knightile kuni lootsimajani ja peatub radari juures. Nüüd näeb Knight Blackthorni valgeid mastitulesid ja rohelisi pardatulesid, kui see tuleb samal marsruudil välja nagu Kasahstan. See on Sunshine Skyway silla idaküljel, Katta kanali alguse lähedal. Kapten McShay laeval Capricorn on perioodiliselt radarit kontrollinud ja nüüd näeb ta Blackthorni. Vahimees O'Boyle vööris märkab samuti Blackthorni, mis on hästi valgustatud ja mille juures pole midagi ebatavalist. Seega ta ei anna sellest teada. Noovjuht Knight lülitab oma käsiraadio tagasi kanalile 13 ja üritab ühendust võtta väljuva Blackthorniga. Ta ei saa vastust. Tundub, et Blackthorniga on raadioteel raske ühendust saada. Capricorn on teine laev, millel on raskusi Blackthorniga ühenduse saamisel. Knight astub tagasi juhtimismajja, seisab laeva keskjoonest veidi vasakul ja jälgib läheneva laeva suhtelist asendit. Ta proovib uuesti helistada, kuid jälle ei saada vastust. Knight peab hoidma Capricorni kanalil, kuna selle süvis on suur. Ta läheneb ka oma pöördepunktile lõikude vahel. Ta otsustab mitte muuta Capricorni kurssi ega kiirust. Raadio ei ole ainus viis, kuidas laev saab teise alusega suhelda. Kapten või antud juhul Capricorni piloot võib anda signaali laeva vilega. Üks lühike vile tähendab, et nad pakuvad vasakult möödumist, mis on kanalites möödumise tavapärane viis. Aga Knight ei anna laeva vilega märku. Rannavalve aruande kohaselt selgitab ta hiljem, et ei tahtnud teise aluse võimalusi piirata.
Selles punktis ei ole veel täiesti selge, mis suunas Blackthorn pärast Sunshine Skyway silla alt läbimist liigub. Pärast silla alt läbimist, kui Blackthorn on Capricorni ja silla vahel, võib ta pöörata vasakule Intracoastal veeteele, mis on lõunasuunaline veetee umbes 6-meetrise sügavusega. See on väiksemale Blackthornile täiesti piisav sügavus. Kui laev läheb seda teed, ületab ta kanali Capricorni eest läbi. Kui mitte, siis pöörab Cut East paremale Mullet Key kanalisse ja möödub Capricornist tavapäraselt vasakult vasakule. Umbes sel ajal näib, et Blackthorn on möödunud valguspoi 1 aast. Rannavalve raporti kohaselt hindab Lots Knight, et Blackthorn ületab Capricorni eest ja suundub Intracoastali veeteesse. Ühe allika kohaselt oli Knight varem jälginud läheneva laeva suunda ning see oli just parempoolse vööri juures. See viitaks sellele, et see liigub Intracoastali veetee suunas, mis tähendab, et laevad mööduvad teineteisest paremalt ajal, kui Blackthorn kanalist välja suundub. Kapten Makshi on samuti olukorra arengut jälginud. Ta on mures raadioühenduse puudumise pärast ning üritab samuti olukorda hinnata. Ta lahkub radari juurest, astub Knighti kõrvale ja ütleb, mida see mees üritab tõestada. Lots Knight ei reageeri kommentaaridele ega anna märku, et ta arvab, et on võimalik, et lähenev laev lahkub ja suundub Intracoastali veeteele. Capricorni vöör jõuab valguspoi 2A kõrvale. Capricorn peab varsti alustama pööret Cut A kanalisse. Vastasel juhul on oht madalikule sõita Kagupangal. Lots Knight tunneb, et enam pole võimalust vasakult möödumiseks, seega keerab ta rooli 10 kraadi vasakule ja annab 2 lühikest vilesignaali. See on tavapärane meremärguanne, mis näitab, et ta kavatseb mööduda Blackthornist paremalt. Kapten Makshi näib olevat jõudnud samale järeldusele kui Knight, kuigi pole päris selge, mida ta arvab Blackthorni liikumiste kohta. Ja ta ei vaidle piloodi tegevusele vastu. O'Boyle Capricorni vööris otsustab Blackthorni sillale teatada, kuid siis kuuleb ta enda taga õhuvile 2 vilepuhangut. Ta teab, et sillal olevad mehed on lähenevat alust näinud, seega ta ei võta ühendust. Blackthorn ei vasta ei signaali andjaga ega raadioside kaudu. Kui Blackthorn läheneb Sunshine Skyway sillale, naased Lieutenant Crawford sillale antpoolt. Ta on vasakpoolsel sillatiival koos komandör Lieutenant Seppeli ja lipnik Ryaniga. Ryan juhib Blackthorni Sunshine Skyway silla alla, otse rohelise navigatsioonitule paremale, mis on paigaldatud silla alla, et tähistada A-kanali keskjoont. Komandör Lieutenant Seppel läheb seejärel piloodimajja, vaatab radarit ja näeb suurt radarikontakti Mullet Key kanalipoi 15 idaküljel. Ta vaatab ettepoole ja näeb Kasahstani eredaid tulesid, samal suhtelised sihil nagu radari kontakt. Rannavalve raportist jäi mulje, et ta arvab, et radari kontakt on Kasahstan. Eeldatavasti arvab ta, et pole põhjust muretsemiseks. Lõpetab radari jälgimise ja liigub kaardilaua juurde, et kaarti vaadata ja Egmont Keyst mööduvat marsruuti meelde tuletada. Varsti pärast seda, kui Blackthorn ületab Sunshine Skyway silla, märkab Lieutenant Crawford Capricorni. Ta küsib lipnik Ryanilt, kas ta on raadiosides rääkinud laevaga, mis asub samas piirkonnas kui Kasahstan, kohe Mullet Key kanalis eespool. Ryan vastab, et ei ole ja palub Lieutenant Crawfordil võtta ühendust läheneva laevaga kanalil 13, et ta saaks keskenduda selle liikumise jälgimisele. Lieutenant Crawford kutsub raadios lähenevat laeva ja rannavalve raporti kohaselt kuuleb ta segast vastust, millele järgneb selgelt lause. Tulen ankrupaigast välja, ei jää teie teele ette. Lieutenant Crawford annab hiljem tunnistusi, et Lieutenant Commander Seppel, kes on kaardilaua juures, käsib tal vastata Roger, et kinnitada saadud sõnumit. Lieutenant Commander Seppel eitab selle käsu andmist ja ükski teine tunnistaja ei mäleta seda vestlust. Kuid Lieutenant Commander Seppel kuuleb kindlasti Crawfordi raadioväljakutset pealt ning just nii saab ta teada, et lisaks Kasahstanile on veel üks laev piirkonnas. Rannavalve raportist selgub, et Crawford ajas segamini Ocean Stari ja Kasahstani vahel toimunud vestluse vastusega oma kõnele Capricornile. Tegelikult teavitab Ocean Star piloot Maddoxit Kasahstanil, et ta ületab kanali, et siseneda Egmont Key idapoolsele ankrualale ning et ta jääb talle teelt eest ja jätab talle piisavalt manööverdamisruumi.
Noorem leitnant Ryan laeval Blackthorn võtab lähenevalt laevalt suuna. Ta kontrollib radarit. Siis võtab ta teise suuna lähenevalt laevalt. Ta teeb kindlaks, et see liigub neist paremalt vasakule eest läbi. Seejärel pöördub ta ümber ja võtab suuna nende taga olevale Cut A tuletornile. See on sama suund, mis eelmine, mille ta võttis. See kinnitab, et Blackthorn liigub otsejoones ja Capricorn liigub nende ees paremalt vasakule. Noorem leitnant Ryan pole leitnant Crawfordilt midagi kuulnud ja eeldab, et ta on edukalt korraldanud laevade möödumise vasakult vasakule. Ryan otsustab alustada Blackthorni parempööret Mueller Key kanalisse. Ta pöörab varem, et anda lähenevale laevale rohkem ruumi. Ta annab roolimehele käsu pöörata paremale kursile, 263 kraadi, mis on Mueller Key kanali kompassikurss. Rajan ei anna merenduses tavapärast ühte lühikest vilepuhangut, et näidata, et ta kavatseb mööduda pardast pardasse. Rannavalve raportist näib, et Blackthornil on üldine kirjutamata reegel, et vilemärguannet ei anta, kui möödumisest on raadios kokku lepitud. Loogika seisneb selles, et vilepuhangud võivad piirkonnas teisi laevu segadusse ajada. Blackthorn pöörab vaid 5–10 sekundit pärast seda, kui Capricorn alustab oma pööret. Seejärel annab piloot Knight Capricornil käsu rool 20 kraadi vasakule keerata. Capricorn on juba alustanud oma pööret ja see 20 kraadine pööre on tõenäoliselt selleks, et suurendada vahemaad kahe laeva vahel. Me ei tea, kas Knight mõistab, et laevad on kokkupõrke kursil, kuid kapten McShay Capricornil näeb läheneva laeva topitulede kiiret joondumist. Teatud pikkusega laevadel on 2 valget tuld. Üks madalamal laeva eesosas ja teine kõrgemal tagaosas. Kui tuled joondavad nii, et näed üht teise kohal, tähendab see, et laev sõidab otse sinu poole, sest need moodustavad sirgjoone. Nüüd annab Knight käsu laevale järsult vasakule pöörata, ilmselt üritades kokkupõrget vältida. Seejärel annab ta ohusignaali, kui mõistab, et 2 laeva põrkuvad. Capricorni peamehaanik avab tekimaja vööripoolse parempoolse ukse, et välja minna ja värsket õhku saada. Kui ta välja astub, kuuleb ta Capricorni ohusignaali ja näeb, et Blackthorn on kohe tema laeva vöörist vasakult sisse sõitmas. Ta jookseb alla masinaruumi ja ütleb esimesele abimehaanikule, et ta reageeriks kohe kõigile masina telegraafi käskudele. See tähendab, et masinaruum peab olema valmis käske vastu võtma ja neile kohe reageerima. Kui Blackthorn alustab pööret, astub leitnant-komandör Seppel silla vasakule tiivale ja näeb esimest korda lähenevat Capricorni ning hüüab. Kust kurat tema välja ilmus? Ta kuuleb läheneva laevavile signaale ja hüüab Ryanile parem täisrool. Mõlemad laevad pööravad teineteise suunas. Keegi ei suuda kokkupõrget peatada. Seppel hüüab, valmistuge kokkupõrkeks. Siis läheb ta juhtimispuldi juurde ja paneb mootorid täiskäigul tagurpidi, et laeva enne kokkupõrget võimalikult palju aedlustada. Capricorn ja Blackthorn põrkuvad kokku kell 20:21. Vasak vöör vastu vasakut vööri, peaaegu otse vastamisi, 5–15 sekundit pärast seda, kui Capricorn annab ohusignaali. Kõik peale ühe Blackthorni ankrumeeskonna liikme ronivad vööri pealt poidegile. Maadrus Michael Rhodes, kes töötab raadio peakomplektiga, ei jõua peakomplekti õigel ajal lahti ühendada ja jääb vööri lõksu. Toimub tohutu kokkupõrge ja Blackthorn lükatakse kohe umbes 15-kraadisesse parempoolsesse kreeni asendisse. Seejärel kaldub see vasakule ja jääb umbes 5-kraadisesse vasakpoolsesse kreeni asendisse. Capricorn piitab kohe oma mootorid. Mõlemad laevad libisevad jätkuvalt üksteise vastu ja samal ajal kraabib Capricorni vasakpoolne ankur, mis on valmis vette laskmiseks, Blackthorni küljest mööda. See torkab Blackthorni kere sisse ja rebib laeva küljele tohutu lõhe. Ankruketi pidurid annavad järele, kui Blackthorni raskus seda tõmbab. Lõpuks jääb ankur Blackthorni duširuumi kinni. Seejärel peab Capricorn tegema kõrvalehoidva manöövri, et vältida kokkupõrget Sunshine Skyway Bridge'iga. Cass Knight või McShay paneb mootorid täiskäigul tagurpidi tööle, hoiab rooli täielikult vasakul ja püüab laeva Cut A põhjakaldale madalikule juhtida. Laev pöörab jätkuvalt vasakule ja aeglustab, kuid nüüd veab ta Blackthorni ankru abil ahtriga ees. See tõmbab Blackthorni, kuid ankrukett jätkab väljajooksmist. O'Boyle seisab Capricorni vööris ja jälgib, kuidas kett välja jookseb, kuni roostes tolmupilv ketist tema nägemise ähmastab.
See olukord peab olema täielik šokk kogu Mustastorni meeskonnale, eriti uutele värvatutele. Laev pole mitte ainult põrganud kokku palju suurema tankeriga, vaid on ka kreeni vajunud ja teda tõmmatakse kontrollimatult tagurpidi. Umbes 20 vabal olevat meeskonna liiget kogunevad laeva sööklatekile, mis on tavapärane avarii meeskonna kogunemiskoht. Nad ootavad juhiseid. Keegi ei oodanud seda vaid 2 tundi pärast kai pealt lahkumist. 3 meest ahtri roolikambrist tormavad tekile, sulgedes luugi enda järel. Meeskond sööklatekil on paanikas ja segaduses. Mõned uued värvatud, kes on oma esimesel rannavalve ülesandel, tarduvad šokist. Nad pole ilmselt merega seotud sündmustega tuttavad, rääkimata nii ohtlikust olukorrast nagu see. Mõned lähevad messitekile viiva parempoolse koridori teadete tahvli juurde, et kontrollida oma kokkupõrke ülesandeid merel. Tundub, et enamik meeskonnast ei tea isegi kuhu minna. Paadimehe abiline Bartel püüab juhtimist enda peale võtta. Ta käsib messitekil oleval meeskonnal kehtestada seisundis zebra, mis tähendab, et nad peavad kõik veekindad uksed, luugid ja illuminaatorid sulgema. Ta käsib samuti võtta kahjustuste kontrolli varustuse kapist välja ja meeskonnal oma töökohtadele minna. Capricorni ankrukett on kinnitatud ankru külge, mis on kinni Mustastornis. Kui kett Capricornist välja jookseb, eralduvad laevad ja hakkavad teineteisest eemalduma. Ankrukett jookseb edasi ja laevade mahemaa suureneb. 2 ohvitseri leiavad meeskonnaliikme Bruce Lafondi alasti ja vigastatuna vasaku pardapoolse peatekite koridorist. Ta on šokis ja üritab neile midagi rääkida ankrust duširuumis. Teda tabas ankur, kui see tuli läbi laeva kere. Üks ohvitser läheb duširuumi, et kahju üle vaadata ja leiab Capricorni ankruga laeva külje vahele kiilutuna. Sillal annab roolimees raadiosaatjaga kanalil 16 hädakutsungi Mayday. Ta saab ühendust Püha Peetri linna rannavalvega kell 20:22, 1 minut pärast kokkupõrget. Nad küsivad, milline on kahjustuste seisund ja roolimees vastab, olge valmis. Hiigi pole päris kindel, mis toimub ja Blackthornilt rohkem teateid ei laeku. Kvartaalmeister Kari Kramli läheb kaardiruumi, et tuua sillameeskonnale täispuutavad päästemestid. Ta ei tule kunagi tagasi. Sillal küsib leitnant komandör Seppel navigatsioonilaua juures olevalt ohvitserit, kus asub lähim madalik või madal vesi. Ta ilmselt plaanib laeva madalikule juhtida, enne kui see jõuab uppuda. Lähim madalik on mullet, Mulakee madalik põhja pool. Seppel peatab mootorid, mis töötasid täis tagasikäigul. Pole selge, mis sillal edasi juhtub. See olukord peab olema meeskonnale tohutuks šokiks, kuid kui nad suudavad kõik veekindlad uksed sulgeda ja laeva madalasse kohta viia, võivad nad laeva päästa. 2 laeva on nüüd teineteisest eemandunud ja Capricorn on aeglustanud. Ankrule kinnitatud kett, mis on endiselt Blackthorni küljes kinni, lõtvub. Kui 2 laeva teineteisest eemanduma hakkavad, tõmbab nende vahemaa täielikult välja lastud ankruketti taas pingule. Blackthorn kaldub ootamatult vasakule. Kogu laev tõmmatakse läbi vee. Leitnant komandör Seppel hüüab, hüljake laev. Kellelgi ei ole aega anda käsku laeva valjuhääldi süsteemi kaudu, sest alus kaldub vasakule küljele. Laeva teenindusgeneraatorid lülituvad välja. Kogu laevas kustuvad kõik tuled ja laev mattub pimedusse. Meeskond sööklas jookseb laiali igas suunas. Putsmani abipartel üritab jõuda parempoolse päästepaadini, et see üle parda lasta. Aga kui ta sinna jõuab, on Blackthorn nii palju külili vajunud, et päästepaati pole enam võimalik vette lasta. Nad võivad juba vee all olla või on laeva kalle nii suur, et see teeb asja liiga raskeks. Ma ei saa täpselt aru. Mitu meest, kes on jõudnud laeva paremale pardale, ronivad üle kere ja kiilule, kui alus pöördub kummuli asendisse. Raadioperaator ei suuda end kõrvaklappidest vabastada ja ta tõmmatakse vee alla, kui alus ümber pöördub. Ta tõmmatakse vee alla, kui tal õnnestub kõrvaklappide rihm läbi lõigata, end vabastada ja ta jõuab pinnale. Madruuseõpilane William Flores püüab anda päästevestid vees olevatele meestele. Ta on olnud rannavalve väljaõppelaagrist väljas vaid 1 aasta, kuid selle asemel, et laeva hülgata, läheb ta päästevestide kappi ja hakkab meeskonnale päästeveste välja võtma. Võib-olla nähes, et laev vajub, kinnitab ta päästevestide luugi oma vööga lahti
ja see võimaldab päästevestidel pärast laeva uppumist välja ujuda. Ta on oma töökohal, kui Blackthorn upub. Samal ajal on umbes 20 laeva meeskonnaliiget alltekil, kas messiruumi sees või selle lähedal. Blackthorn läheb kiiresti ümber, mehed on endiselt sees. Madruusõpilane Michael Gray ja madruus Rhodes on 2 meeskonnaliiget messiruumis. Madruus Rhodes seisab vasakpoolsel vaheseinal ja suudab avada ning hoida 130 naelast veekindat tust enda pea kohal, kuni tema 2 laevakaaslast põgenevad. Seejärel põgeneb ta ise, kui vesi hakkab ukse kaudu sisse tungima. Laeva tehnik on magamisruumis, otsides lõksu jäänud meeskonnaliikmeid, kui laev kaldub küljele. Ta võitleb end üles parempoolset redelit mööda, samal ajal kui vesi voolab mööda koridori alla ja ujutab magamisruumi üle. Ta jõuab redeli tippu, pääseb välja ja siis paiskab veevoolda ümber pööratud messiruumi. Sealt ujub ta läbi parempoolse veekindla ukse poiste tekile, kus ta pääseb. Enamik meeskonnast on endiselt laeva messiruumis. Nad ei leia välja pääsu. Kui laev ümber läheb, ronib madruusõpilane Warren Brewer messitekilt läbi luugi masinaruumi. Ta suunab taskulambi läbi luugi alla ja hüüab. Ma leidsin väljapääsu! Teised meeskonnaliikmed, kes on endiselt lõksus pilkases pimeduses ja kiiresti vett täis jooksval messitekilt, tormavad tema ja luugi poole. Nad hakkavad läbi luugi ronima mootoriruumi. Madruusõpilane Gray, kes on samuti messitekis, arvab, et mootoriruum ei ole väljapääs. Ta veenab 2 meeskonnaliiget, et nad ei järgiks Brewerit ja teisi mehi. Selle asemel juhatab ta nad vee alla, parempoolse ukse juurde ja välja poiste tekile. Kui nad messitekist põgenevad, lähevad 3 meest lahku. Grayl tõuseb üksinda pinnale ümber pööratud poiteki all. Ta pääseb välja ja tal oli õigus mitte meestega masinaruumi minna. Masinaruumist ei ole väljapääsu. Ta räägib leitnant-komandöör Seppelile, kes hoiab laeva küljest kinni, mis juhtus. Raportitest ei selgu täpselt, mida ta oma kaptenil ütleb, kuid tõenäoliselt teatab ta talle, et teki all on mehed lõksus. Mõistes, et kiiresti vett täis jooksval laeval on vahetu uppumisoht, käsib leitnant-komandöör Seppel Grayl mitte tagasi sööklatekile minna. Ta ütleb talle, et ta sukendaks end reelingu alt läbi ja ujuks laevast eemale, samuti eemale imust, mille laev tekitab, kui see upub. 2 meest, kes Grayl järgnesid, ei pääse alt välja. Sukeldujad leiavad hiljem ühe mehe surnukeha poittekilt, kus see on kiilutud vaheseina ja muu varustuse vahele. Pole selge, mis teise mehega juhtus. Veest on mitmed Blackthorni meeskonna liikmed kogunenud laeva ahtride kikabiini ümber, mis on jäänud laeva kõrvale huipima. Ülemvahitser Miller püüab neid organiseerida. Ta käsib teistel meestel, kes istuvad kummuli laeval vette minna ja päästevestid selga panna. Ta ilmselt ootab, et Blackthorn upub. Ta tahab, et mehed oleksid ohust eemal, juhuks kui laev ümber läheb või kõigub. Ta käsib kõigil koguneda ahtriteki onni ümber, kuni nad ootavad päästmist. Tehnik Niisel ja vanemal ohvitser Clutter toovad ahtriteki onni ülemvahitseri Jack Robertsi. Ta on teaduseta, kuid elus. Kui vees olevad mehed kogunevad ja püüavad olukorrast aru saada, läheb Blackthorn täielikult kummuli ja upub mõne minuti jooksul pärast kokkupõrget. 23 meest on endiselt pardal, nende hulgas 5, kelle jaoks on see esimene päev merel. Samal ajal on Capricorni vöör madalikule jooksnud Cut A kanali põhjaküljel 730 meetrit Muller Key kanali ja Cut A kanali ristmikust. See saab vaid väiksemaid kahjustusi. Capricornia ankur eraldub Mustaurase küljest ja jääb kanali põhja. Creveti Patpaju, mis oli olnud Mustaurase taga Cut A kanalis, jõuab mõne minuti pärast sündmuskohale ja hakkab ellujäänuid veest välja tõmbama. Paju korjab kiiresti üles 23 ellujäänut. Aeg Mustaurase poolt rannavalvele helistamise ja selle uppumise vahel on vaid mõned minutid. Ning Peterburi rühm annab päästepaadile käsu sündmuskohale minna umbes samal ajal, kui laev upub. Samuti saadetakse välja 5 väiksemat rannavalvepaati. Rannavalve päästelaev saabub sündmuskohale kell 25:22 ja päästab 4 ellujäänut. Veest leitakse varantofitser Robertsi elutu keha, keda Niisel, Clutter, Bartel ja Miller olid toetanud. Ta tuuakse pardale ja Bartel üritab teda elustada. Aga Roberts on surnud.
Kõik ellujäänud viiakse seejärel Mullet Keyle lahe äärde ja rannavalve päästelaevale. Nad antakse üle kaldal olevatele pääste- ja hädaabiteenistustele. Capricorni päästepaat otsib piirkonda 2 tundi koos 2 rannavalve helikopteriga. Eckerd College'i tsiviilsukeldujate otsingu ja päästemeeskonnad saabuvad sündmuskohale umbes 2 tundi pärast õnnetust. Nad sukeldusid Blackthorni juurde, et otsida ellujäänuid. Võimalik, et hoovused takistavad neid. Ei suuda nad uppunud laeva sisse pääseda. Nad ei leia ühtegi ellujäänut. Tampas asuva Coastal Diving and Marine Construction kiivri sukeldujad saabuvad sündmuskohale järgmisel päeval kell 5:00. Nad kuulevad, kuidas vraki sees olevad rusud löövad juhuslikult vastu kere, kui laev lainete mõjul kõigub, mis viitab sellele, et see on vett täis. Lävalt või selle ümbrusest leitakse 3 surnukeha. Õhutaskuid ega ellujäänuid ei leita. Sukeldujad toovad 29. jaanuaril päev pärast juhtumit Blackthorni Poitekilt veel 2 surnukeha välja. Üks neist surnukehadest on Bruce LeFond, keda ankur tabas dušikabiinis. Aktiivne rannavalve otsing ellujäänute leidmiseks lõpeb 30. jaanuaril. 3., 5. ja 6. veebruaril leiti üksikud surnukehad õnnetuspaigast 5 miili raadiuses. 19. veebruaril tõsteti Blackthorn kanali põhjast üles. Vraki sees leiti 14 surnukeha. 13 neist surnukehadest leiti laeva masinaruumist. Blackthorni ei olnud võimalik päästa. See viidi 20 miili kaugusele Mehhiko lahe rannikust ja uputati kunstliku rifina. 23 meest kaotasid oma elu. Flores, kes kinnitas päästevesti luugi oma vööga lahti, uppus, kui ta koos laevaga põhja läks. 20 aastat pärast kokkupõrget auttasustati Florest postuumselt rannavalve medaliga, mis on teenistuse kõrgem auttasu pangelaslikkuse eest rahuajal.